täna me räägime taimekaitsevahenditest, kahjuritest ja kuidas neid kahjureid taimekaitsevahenditega tõrjuda. Mul on siin ees ilus maitsetaim sidrunmeliss, lopsakas, roheliste lehtedega, pikkade võrsetega ja selleks, et teada saada, kas mu taimel on kahjureid või mitte, tuleb teha igapäevaselt seiret. Ja seiret tehakse nii, et kõigepealt kahjurid armastavad paikneda taimel lehtede alumistel külgedel ja lehekaenlas. Siis ma vaatangi, pööran ettevaatlikult lehe ümber ja vaatan lehe alla. Praegult tundub, et siin on lehealused küll puhtad, et kahjureid ei ole näha, kuid võrse tippudesse kogunevad ka kahjurid ja siin on küll ilusasti näha, et üksikud lehetäid on endale toreda varjupaiga leidnud võrse tippudes. Kontrollime teised võrsetipud ka ära, et kui juba ühel taimel, ühes võrsel on, siis on kindlasti teistel ka ja nii ongi. Kui muidu silmanägemine on kehvakene, siis võib ka luubi appi võtta, aga siin on kohe selgelt näha, et jah, võrsetippudes lehetäid paiknevad lehe all, väga ilusasti on näha. Nii et saab vaadata. Mida siis teha, kui me oleme lehetäid avastanud? Tegelikult on 3 erinevat moodust. On mehaanilised võimalused, ehk üks võimalus on taim lihtsalt puhtaks pesta voolava vee all. On teine moodus, et me käsitsi lihtsalt eemaldame need lehetäid hästi ettevaatlikult, et lehte mitte vigastada. Siis lihtsalt eemaldame need lehetäid ära siit pealt, ettevaatlikult. Nüüd lükkame sõrmega ära või kasutame näiteks pintslit. Pintslikarvakestega saab ka eemaldada, aga ma praegu teen seda siin sõrmedega. Nii. Ja voolava vee all selle jaoks võiks olla täitsa, kas kraani all seda teeme või meil on olemas selline kauss. Peab jälgima siis seda ka, et see vesi, mida me kasutame lehetäide eemaldamiseks, ei läheks mitte siia mulla pinna peale, vaid siis seda saab teha kas kahekesi, et keegi hoiab meil taime või kallab siis siia vett peale. Nii. Et mul on siin kannu sees on puhas vesi. Nii. Ja ma siis hoian ja täiesti kallame ja ettevaatlikult, et see vesi ei tee taimele midagi, saabki paraja niisutuse ja ettevaatlikult lehe alumised küljed, lehe kaenlad ja lehe rootsud saavad kenasti ära puhastatud. Siis kergelt raputame, nõrutame ära ja nii saame ka siis taime lehetäidest vabaks. Ja seda tuleb siis jälgida jooksvalt üle päeva, et kas on jälle uuesti tekkinud, siis tuleb sama protseduuri mitu korda järjest teha. Kui me oleme selle taime puhtaks pesnud ja siis ühel ilusal päeval avastame, et on jälle tagasi, et see veega pritsimine või veega piserdamine, üleval kallamine ja ka mehaaniliselt eemaldamine ei ole toiminud, siis võib ka kasutada keemilisi preparaate. No keemiline preparaat tähendabki seda, et ta ei ole mitte ainult mürk, vaid ka loodusliku preparaadi kohta. See on ka keemia, see on looduslikust materjalist valmistatud, see on taimele ohutu ja inimesele ka ohutu. Aga putuka jaoks enam mitte nii tervislik, ehk aitab meil sellest putukast siis vabaneda selle taime peal. Siis mul on võetud 450 milliliitrit vett, selleks, et valmistada pool liitrit lahust, on mul siis 450 milliliitrit vett
ja ma kasutan selleks preparaadiks täitsa tavalist rohelist seepi. Võtan seda 50 milliliitrit siis poole liitri lahuse valmistamiseks ehk 450 milliliitrit vett pluss 50 milliliitrit rohelist seepi. Kallan selle vee hulka ja lahustan selle vees ära. Lahustamisel kasutan segamiseks just nimelt kas plastikust või puidust segamisvahendit, mitte mingil juhul metallist, sest metall võib reageerida, tekkida keemilised reaktsioonid, mis ei ole siis meil vajalikud, et me kasutame siis pigem plastikust või puidust segamisvahendit. Nüüd on mul lahus segatud, kallan selle pritsimispundelisse ja võib asuda pritsima. Kindlasti tuleb siis pritsimisel ka vaadata seda, et lähiümbruskonnas või nii-öelda selle pritsimise ajal ei oleks siis liigne päikesepaiste, ehk me ei tohi seda aktiivse päikese käes teha, et püüaksime leida pritsimiseks varjulisema koha. Ja et me pritsime nii, et lehtede alumised küljed saaksid selle preparaadiga kokku. Nii, ja püüame ka katta seda kohta, kus me pritsimise läbi viime, kasutame kindlasti kindaid. Ja püüame kogu taime ulatuses ja võib täiesti vabalt minna ka mullapinna peale seda rohelist seepi. Ja seda protseduuri tuleb siis korrata iga 3–5 päeva tagant. Ja kui me nüüd oleme pritsimise ära teinud, võibki täitsa kohe vaadata, sa võib täitsa ka tilkuma jääda, sellest ei ole mitte midagi. Kui me oleme pritsimise ära teinud, siis jätame taime siis varjulisse kohta nõrguma, kuni taim on ära kuivanud, siis võime ta jälle päikese kätte tõsta valgemasse kohta. Ja edasi juba, kui see tõrje on toimima hakanud ja me stabiilselt iga 5 või nädalad, nii-öelda 5 päeva tagant või nädala aja järgi tõrjume lehetäid, siis meil ei tohiks lehetäidega rohkem probleemi esineda. Räägin ja näitan teile ka, millised on looduslikud vahendid lehetäide tõrjumiseks ja kahjurite seire tegemiseks. Et ei pea olema ainult siis sünteetilised preparaadid, millega pritsitakse, vaid lehetäil on tegelikult olemas ka looduslikud vaenlased, kes neid oma toiduks tarvitavad. Kõige tuntum neist on lepatriinu. Et kui looduses lahtiste silmadega ringi käia ja natukene uurida lähemalt taimi, siis me näeme, et seal, kus on ohtralt lehetäisid, seal leidub ka toredaid väikseid punaseid lepatriinusid. Ja tegelikult toataimedel ja kodus kasvavatel taimedel on ka võimalik neid lepatriinusid siis kasutada, tuua neid oma taimede peale, näiteks kevadel või suvisel perioodil, et nad peaksid korda ja et laseks meil siis lehetäidel taimedele tekkida. Aga on võimalik seire tegemiseks, et mitte iga päev lehti pöörata ja uurida, mis siin all on võimalik osta poest ka liimpüüniseid, mis ka liikuvaid putukaid kinni püüavad ja tegelikult on täitsa võimalik, siis on sellised sinised liimpüünised olemas ja on olemas sellised kollased, mida saate siis vastavalt vajadusele kleepida ja panna siis pulgakeste külge ja panna potti. Liimpüünis püüab siis kinni kõik lendavad kahjurid, aga ka lehtedel siis liikuvad või ronivad putukad. Ja kui liimpüünist hooliga vaadata, et kas seal on kedagi, siis kohe ongi meil pilt selge, et kas oleks vaja teha suuremat tõrjet kui ainult liimpüünis. Ja siis on olemas looduslikud vahendid, nii-öelda
looduslikud taimed, millest siis valmistatakse tõmmiseid või siis teesid. Ja tegelikult lehetäi ja erinevate kahjurite tõrjeks sobivad väga tavapärased taimed, näiteks kõrvenõges. Ja selleks ei pea, praegult on veel lumi maas ja talv on, siis aga kohe-kohe on kevad tulemas ja kuskil soojemas kohas on juba nõgesekesed oma nii-öelda võrsed pinnasest välja pistnud ja saab nendest ka valmistada siis tõmmist. Aga piisab ka osta kuivatatud trooge, et nendest, nii nagu me nõgese teed valmistame, nii saab ka kuivatatud lehtedest teha. Ja 1 liitri kohta kõrvenõgeseid võiks võtta värskelt siis 100 grammi, aga kui meil värsket nõgest ei ole, siis piisab ka 20 grammist. Täpselt samamoodi saame me kasutada lehetäide ja kahjurite tõrjeks sibulat, küüslauku, soolikarohtu, koirohtu, võilille ja neid kõiki on võimalik siis nii kasutada nii kuivatatult kui ka siis värskelt korjatuna. Ja siis tuleb kindlasti arvestada, et kui on kuivatatud kujul, siis on ta üldjuhul 20 grammi liitri kohta ja kui on värskelt, siis on ta kuskil 100 grammi, 50 kuni 100 grammi liitri vee kohta. Ja tõmmise valmistamiseks tuleks meil keeta siis liiter vett, lasta tal siis natuke jahtuda, kallata see siis kas siis kuivatatud lehtedele või toorest taimmaterjali kasutades ja panna ta siis 1 ööpäevaks seisma. Kui see on 1 ööpäeva tõmmanud, ära kurnata ja siis lahustada 1/10 ning lisada võib juurde veel ka rohelist seepi samas koguses nagu siis 50 milliliitrit poole liitri vee kohta ehk 100 milliliitrit 1 liitri vee kohta rohelist seepi ka sellele tõmmisele juurde lisada. Edukat lahuste valmistamist teile!